Mis on teie nägemuses kaasav haridus? No minu jaoks eelkõige on kaasav haridus see, et iga laps on eriline ja iga laps on ülioluline. Ja just täiskasvanutel on võimalus luua lapse jaoks selline õpikeskkond, et iga laps tunneb ennast väärtustatuna ja et tal oleks õnnelik tunne koolis õppida. Mis on tugispetsialisti roll kaasava hariduse elluviimisel? Tugispetsialisti roll üha rohkem tuleb meie ühiskonnas esile ja selle vajadust hakatakse üha rohkem mõistma, sest meil on neid lapsi, kes on erivajadusega ja nad vajavad toetamist, turvatunnet ja abi. Ja tugispetsialist on see inimene, kes aitab lapsel koolikeskkonnas hakkama saada, kes tagab tema turvatunde ja lõppkokkuvõttes laps on täiskasvanuna kindlasti palju õnnelikum ja saab elus palju paremini hakkama. Mis need põhilised väljakutsed siis tugispetsialistide jaoks on nende erivajadustega laste juures? Mis on kõige keerulisem selle ühendamisel? Ma arvan, et meil ei ole veel väga head sellist praktikat ja kogemust tugispetsialistide süsteemi loomisel. Et me oleme nagu selles osas lapsekingades, aga me üha rohkem liigume selles suunas, et tugispetsialiste väärtustada. Ja nii nagu mulle üks lasteaia juhataja ütles, et tugispetsialist aitab esimeses järjekorras last, teises järjekorras kindlasti ka õpetajaid ja ta on ülioluline ka kõikide teiste laste jaoks, kus õpib näiteks erivajadusega laps. Kui veel sellest tugispetsialisti rollist rääkida, siis kumb on teie arvates olulisem, et kas tõesti inimese järeleaitamine, integreerimine sellesse olemasolevasse süsteemi või siiski ka nende eriliste talentide arendamine, mis võivad avalduda sellistel noortel, millel võib-olla ei ole kohe kohtagi selles tavasüsteemis, et kumb on nagu olulisem? Mõlemad on olulised, et andekaid lapsi tuleb ju ka aidata, neid tuleb märgata ja neid tuleb arendada. Et ma ei teeks siin vahet, et kumb roll oleks olulisem, aga kindlasti on olenevalt võib-olla selle järgi aitamises väga oluline ka see oskus, kuidas aidata, kuidas turvatunnet pakkuda ja täpselt samamoodi ka, kes on üliandekas laps, et kuidas teda toetada. Nii et siin ei ole vahet. Oskate võib-olla tuua mingid näiteid ka, et millised võimalusi on siis loodud selle kaasava hariduse kontekstis nendele erivajadustega lastele, et õppida üldhariduskoolis? No, minu jaoks on ju hästi hea võrgustik Rajaleidja näol loodud ja see võrgustik on töös olnud nüüd 1,5 aastat. Tal on omad kasvuraskused, aga ma näen tulevikus väga suurt rolli ja väga suurt panust just Rajaleidjatel ja seda eelkõige vast õpetaja toetamisel, sest õpetaja haridus ju peab samamoodi muutuma ja muutunud õpikäsitlus peaks olema meil täiesti normaalne ja igapäevaselt rakendatud, mitte midagi uut. Et Rajaleidja võrgustikus töötavad kindlasti väga head oma ala spetsialistid ja nad on koolile, õpetajale, lapsevanemale loodud tugivõrgustiku süsteem. Võib-olla kui mingid näited tõepoolest veel siin tuua, et kuidas see toetus või see tugi siis tõesti mingitel konkreetsetel juhtudel avaldub nii-öelda? Et ütleme, et näiteks, et koolis on erivajadusega laps ja pöördutakse Rajaleidja keskuse poole, siis Rajaleidja keskuses on tugispetsialistid, kes võrgustikuna hakkavad siis selle lapsega koos tegutsema, vaatama, mis on see tema erivajadus, mis on see kõige parem lahendus, mis on just seotud selle lapse jaoks, kuidas on võimalik toetada last, perekonda, kooli ja antakse soovitused. Ja kindlasti tulevikus saab olema ka teatud mõttes järelevalve, et kuidas need, mis on soovitatud, need on rakendatud ja kas laps on saanud abi, kas on vaja veel midagi teha just nimelt selle konkreetse lapse jaoks.